Tere kõigile! On Euroopa Parlamendi plenaaristungi nädal Strasbourgis. Saadikud on tulnud siia, just lõpetasime esimese hääletamise. Minul on aga rääkimata, mis on viimastel nädalatel juhtunud. Viimane nädal oli päris õnnetu. Jäin järjekordselt Covidisse ehk teist korda. Põdesin kergelt, aga pidin olema isolatsioonis ja eriti kurb on see, et haigeks jäin mõned päevad pärast järjekordset tõhustusdoosi. Nii et 4 tõhustusdoosi, 2 põdemist, aga arvestades Euroopa Parlamendi tööd, arvestades neid lendamisi, turvakontrollides seismisi, hääletamisi, eks ta ongi väga riskantne ja peab olema väga tugev immuunsüsteem, et mitte haigestuda. Mina aga olen kindel, et põdesin kergelt tänu vaktsineerimisele, et panen veel kord kõigile südamele, vaktsineerige ennast. Nädal enne seda toimus Euroopa Parlamendi ja Gruusia parlamendi vaheline koostöö nõukogu, mida ma juhatasin. Olime Tbilisis ja pärast seda ka Batumis. Tbilisis kohtusime oma kolleegidega parlamendist, opositsiooniliikmetega, tsiviilühiskonna esindajatega ja teemaks olid Gruusia arengud. Teatavasti on Gruusiat viimasel ajal päris palju kritiseeritud. Reformid on aeglased, see pühendumus teel Euroopa Liitu või pühendumus reformide tegemisel on kadunud. Gruusia, kes veel mõned aastad tagasi oli idapartnerluse lipulaev, ei ole seda enam. Ja eks see olukord ongi keeruline. Positiivne on see, et Gruusia inimeste seas on jätkuvalt Euroopa Liiduga liitumise tahe väga kõrge. Kas poliitikud sellega kaasa tulevad, see on teine küsimus. Ühiskond on jätkuvalt väga polariseerunud. Ei ole näha suurt koostöö soovi opositsiooni ja võimul oleva Gruusia unistuse vahel. Samamoodi on polariseerunud ajakirjandus, nii et olukord on sisepoliitiliselt keeruline. Selle visiidi käigul käisime ka Batumis ja käisime Suktidis. Suktidi on Batumist 100 kilomeetrit eemal asuv linn, kus asub Euroopa Liidu vaatlusmissioon, mis jälgib üleminekuid ja piiriületust Abhaasia ja Gruusia vahel. Teatavasti on 20% Gruusia territooriumist jätkuvalt Venemaa poolt okupeeritud, Lõuna-Osseetia ja Abhaasia. Jätkuvalt toimub Vene poole poolt piiri välja ehitamine, grusiinide tagakiusamine, piiriületused on muutunud järjest keerulisemaks. Gruusiakeelne õpe on Abhaasias lõpetatud, nii et selles mõttes teeb tegelikult Euroopa Liidu vaatlusmissioon väga tänuväärset tööd, tagades mingisugustki korda ja vaadeldes seda liikumist, mis toimub Abhaasia ja Gruusia vahel. Samal päeval, kui olime Batumis, tuli ka teade mobilisatsiooni kohta. Oli näha, niigi oli palju Vene numbrimärgiga autosid Batumis. Suure tõenäosusega need numbrid veelgi suurenevad ja ka venelaste tulek Gruusiasse, ma mõtlen põgenikke, ma mõtlen neid, kes põgenevad mobilisatsiooni eest, lisab suure tõenäosusega veelgi pingeid Gruusia ühiskonnas. Nüüd aga Strasbourg ja selle nädala teemadeks on energeetika, aga ka Armeenia, Aserbaidžaan, Ukraina ja sellest räägin juba teile nädala lõpus. Olge terved, kõike head ja kohtumiseni!